Siin Tallinnas suure alajaama kõrval ilmselt kaameras ei kosta, aga kõrvu küll on lausa selline sumin. No eks ta on muusika elektriku kõrvadele, aga see sumin läheb tarbija jaoks järjest kallimaks. Elektrilevi teatas, et alates augustist tõuseb võrgutasu. Seekord ei kalline tarbitud kilovatt-tunni hind, vaid kuutasud tõusevad 2,6%. Keskmiselt korteris elavale perele tuleb juurde 8 senti kuus ja eramus elavale perele 30 senti kuus. Kuid miks hinda tõstetakse? Hinnatõusu põhjuseks on elektriturul kehtiv loogika, mis erineb tavalise kaupluse loogikast, et kui midagi ei osteta, langetatakse hinda. Elektri puhul, mida vähem tarbitakse, seda kõrgemaks tõuseb automaatselt võrgutasu. Viimasel ajal on tarbimine aga vähenenud. Siin on mitmed asjaolud tõenäoliselt, mis seda mõjutavad. Kindlasti mõjutab üleüldine makromajanduslik olukord ja muutused, kuid samas mõjutab ka viimase aasta soe ilm. Kui uudiste saade oleks teleturg, saaks siinkohal öelda, see pole veel kõik. Lisaks saab ka teise hinnatõusu. Nimelt järgmisest aastast peavad inimesed maksma hakkama sageduse hoidmise eest ehk põhimõtteliselt tuleb maksta lisaks tarbitud elektrile ka igaks juhuks elektri eest, mida rikke või muu probleemi korral keegi on valmis tootma. Sel aastal maksab selle kinni veel Elering ise, aga viimased 2 kuud on läinud see oluliselt kallimaks kui prognoositi. Kui suurest kallinemisest räägime, on see mõned protsendid või on see kordades nüüd selle esimese kvartali peale kokku? Märtsis ja aprillis on kulud olnud oluliselt kõrgemad prognoosist, aga see on just tingitud sellest, et Leedu elektrijaamas on olnud märtsis ja aprillis hooldused ja samamoodi Lätis on oodatust väiksem pakkumine sagedusreservide turgudele Läti elektrijaamade poolt. Alguses arvestati, et sagedusreserv lisab tarbijale umbes 1 sendi kilovatt-tunni kohta. Nüüd on kulud kahekordistunud, mis tähendaks järgmisel aastal 2 senti lisaks. Elering loodab siiski, et uute elektritootjate lisandumine hoiab hinnatõusu väiksemana. Sellisteks pakkujateks on sügisel lisanduvad akud nii Eestis, Lätis kui Leedus, aga ka taastuvenergia pakkujad, kes on praegu aktiivselt sellele turule sisenemas. Ning see pole ka veel kõik. Soojendusena jõuab kõige varem kohale elektriaktsiisi tõus. Alates 1. maist tõuseb elektriaktsiis ja kuigi see on arvel väike summa, umbes 1 euro 100 euroselt arvelt, annavad väikesed summad kokku suure. 45% elektriaktsiisi tõusuga kogub riik elektriaktsiisi 10 miljoni euro asemel 15 miljonit aastas.